Genfi autonäituse lugudega oleme nüüd jõudnud otsaga Kiiani. Kiial oli ka üks korralik stand seal välja pandud, mida seal täpselt näha sai ja millised Kiia uudised võiks kõige rohkem huvi pakkuda just Eesti inimestele ehk millised mudelid peaksid Eestisse uued varsti ka jõudma, sellest hakkame kohe rääkima. Genfi autonäitus tuleb meile teemaks neid mudeleid, mis meil Riburadamise eetris jõuab, on väga palju, aga Kiia stand oli siis see, kes pakkus vast selles nurgas autonäitusel, kes on käinud, teab palju elevust. Esiteks olid seal täitsa lahtselt klaaskupli all mootor ja käigukast, nende tööpõhimõtted sai vaadata ja seal oli ka tegelikult väga mõnusad mudelivalikud ja midagi uut oli ka seal. Oli tõepoolest, selle aasta näitusel oli Kiia stendi üks oluline osa seisnes selles, et näidatagi klientidele, millised on just eelkõige Kiia tuleviku tehnoloogilised lahendused. Ja väljas võiski näha 1-liitrist turboülekandega varustatud siis bensiinimootorit ja teise uudisena 7-käigulist 2 siduriga ehk siis double clutch automaat käigukasti. Vähemalt oli ka uued mudelid seal ilusad kirgastus värvides masinad, mis tegelikult veel tootmises ei olegi. Ja oli ka hästi head tagasisidet saanud tänase Optima järeltulija ehk siis Sportspace universaalkerega kontseptauto. Etteruttavalt võin juba nii palju ka öelda, et see kontsept saab olema suhteliselt sarnane reaalselt ka seeriatootmisse minema masinaga. See kõlakas käis ringi ka, et küllap ta ikka niimoodi läheb. Kas ta tundus päris valmis asi olevat juba? Ja eks seal mõningad muudatused kindlasti on, et seda tootmiskulu hoida mõistlikkuse piires ja nii edasi, aga jah, sarnasus on tõesti väga suur seeriatootmisse minema masinaga. Väikeautod oli ka, neil oli seal kümnetes või vist üles lugeda, nende vahel oli päris äge liikuda. Kas nende puhul ka mingit uudist või mida Eesti inimene peaks kõige rohkem ootama sellest Kiia valikust? No, ma usun, et Eesti inimese jaoks selline esimene võib-olla tõsisem uudis, mida oodata ja võib-olla käega katsuda oleks Seedil alates suve tootmisest lisanduv GT-Line pakett, mille lühidalt öeldes siis sisu seisnebki selles, et kuna Kiia mudelivalikus on olemas selline üliagressiivse ja sportliku välimusega Seed GT, siis selle sõiduki sportliku välimust justkui laiendatakse kogu Seedi mudeli valikule. Kas see on samamoodi nagu mõnel teisel autotootel, et pannakse justkui tavalise jõuallikaga autole pannakse sportlikum välimus? Et see on see, mida Eesti inimene praegu tegelikult tahab, mis on, ma olen kuulnud, et see on päris palju autotootete puhul nii minemas. Ja, et küsimus ongi, just lahendus ongi eelkõige just sellest vaatevinklist, et rõhutada veel kord Kiia nagu sportlikku välimust ja tõepoolest lisades just eelkõige selliseid väliseid detaile ja mõningaid ka sisemisi elemente selle rõhutamiseks. Kas me saame mingites kuupäevadest ka rääkida, mis autod midal kuhu tulevad? Usun, et esimesed GT-Line paketiga sõidukid võiks olla saadaval juba sellel sügisel. Reaalselt käega katsutavad salongides. No eelmine kord, kui me Kiia ruumides käisime, siis tegelikult me rääkisime ju uuest Torentos ka, mis oli kohe tulemas ja autonäitustel esitletav. Ma saan aru, et nüüd on siis koha peal juba käega katsutav. Täpselt nii ongi, et siin kasutakski võib-olla võimalust ja kutsuks kõiki Sorento huvilisi ja üleüldse Kiia huvilisi reaalselt Eestis asuvatesse Kiia salongidesse uue Sorentoga tutvuma.